No tšau! Me oleme õues täna ja teeme ühe grillihooaja. Ma ütlen päris ausalt, et juuli oli minu jaoks liiga rets, et ma ei suutnud varem seda grillihooaega teha, kui alles nüüd. Et 30 kraadiga väga õues ma grillida ei taha, eriti kui siin ka grill veel huugab, on ju, ja nüüd ma mõtlengi, et davai, teeme siis niimoodi, on ju. Aga teeme siis ühe itaaliapärase roa ja teeme siis Caesari salatit ja selle kõrvale üks klassikaline Pinot Grigio. Et ma ei tea ühtegi eestlast vist, kes Pinot Grigiot ei teaks ja mina seekord kasutan Maasi veinimõisa oma, mis on siis orgaaniline vein. Ja ma ütlen päris ausalt, et orgaanilise veini kohta väga hea. Nii et enne kui me saame siin alustada, siis teeme ikkagi kõige tähtsamad asjad ära, ehk siis võtame veini ka, on ju. Nii. Ja ütleme niimoodi, et miks ma veini kõrvale võin võtta, on see, et ma teen ühe hea lihtsa Caesari salati sinna kõrvale, mis siis ei ole nii-öelda väga kaloririkas nagu tavaline. Et tihtipeale arvatakse, et mis on Caesari salat, on ju, et mis see siis ei ole, et salat on tervislik ju. Salat võibki tervislik olla, aga üldjuhul see kaste seal ei ole, aga täna me teeme siis ühe parema kastme. Terviseks! Väga hea. Nii, aga saame siis alustada. Ma alustan kohe kõigepealt ciabattast. Nagu te teate, siis mulle meeldib ikka oma ciabattasid ise küpsetada, nii et mine vaata järgi siis, kui sa tahad ikka näha ka ja ise teha ciabatta. Aga ma ütlen päris ausalt tegelikult, et kui iga kord ei viitsi, kuulete seda või? Nagu, et kui sa iga kord ei viitsi ciabattat ise teha, siis no come on. Ma olen päris ausalt kodus kasutanud ka selle sama Caesari salati jaoks ka tavalist rukkijahu tostat ja mida iganes, et võid veel katsetada, et sa ei pea kogu aeg niimoodi tegema. Aga mis ma teen? Ma lõikan ta siis viiludeks. Siuksed kerged viilud. Nii, aga siis ma võtan siit natukene küüslauku ka. Küüslauk on hea. Ja eriti Itaalias, et kui sa need, kes on Itaalias käinud, teavad, kui palju lihtsalt itaallased armastab küüslauku ja ütleme niimoodi, et oleneb muidugi roast, et mulle meeldib ka panna, aga mitte igale poole. Nii, ja kui küüslauk on puhastatud, siis hakime ta kergelt läbi. Väga hea. Ja krutoonide puhul ongi siis see, et ma lasen nad korraks lihtsalt grillid läbi, et seda krõbedust salatisse saada, et muidu on lihtsalt siuke värske salat, et mis see siis ära ei ole, on ju. Ja kui küüslauk on hakitud, siis me viskame lihtsalt selle siia ciabattadele peale. Praegu võib tunduda küll, et kuule palju on, aga usu mind, kui me pärast veel ta ära ka rüstime, siis ei ole üldse seda maitset nii palju. Nii. Natuke oliiviõli siia peale. Et ikka ilusti kuldpruuniks nad saada. Ja natukene soola. Ja natukene pipart. Ja siis segame nad kergelt läbi. Ja võid lausta täiesti ka kätega, ei ole siin midagi vaja karta. Nii mõnus priis tuleb. Ma ei tea, kas te tunnete seda või? Nii. Ja nüüd, mis me teeme, siis paneme selle röstima. Kuule erilane, kao minema. Nii. Mul on siis grill praegu sellisel keskmisel kuumusel enam-vähem. Siis ma panen need siia lihtsalt siia peale röstima. Selle küüslaugu ka siia peale. Nii, ja kaane alla siis grillima. Nii, ja siis kui meil on
saiakesed röstimas, siis ma panen siia kana kergesse marinaadi. Mul on siin kanaliha, siis ma panen siia suitsutatud paprikapulbrit. Siis ma panen siia tšillisädemeid, et ikka natuke teravust ka ja vunki juurde saada. Ja ega me ilma küüslauguta ka ei saa. Seekord ma kasutan küüslaugu pulbrit, et saada siis kõik mõnusalt siia nii-öelda segunenuks. Ja et kõik siis siia ilusti ära seguneks, ma panen siia natuke ka õli, et see kerge kate siia moodustada. Nii, siis ma panen siia uuesti kaane peale, et rohkem mitte käsi määrida siis. Ma lihtsalt raputan. Väga hea. Ja näete, kana on ilusti marinaadiga kaetud. Väga hea. Kana jääb meil kõrvale. Vaatame vahepeal, mis meie krutoonid teevad. Keerame nad natuke ümber ka. Ma tavaliselt teen muidugi seda ülemise resti peal, aga praegu ma ülemist resti ei võtnud. Nüüd lähevad natuke siukseks krõbedamaks kui tavaliselt. Aga noh, kui sa midagi grillid, siis olgu grillitud, on ju. Nii, nüüd ma jätan ta ilma kaaneta küpsema ja saame edasi liikuda kastme peale. Aga kastme jaoks siis minul on selline, nagu ma lubasin, siis väike siuke kaalujäigijate nii-öelda salat, et ma olen kastme teinud põhimõtteliselt rohkem kui poole vähem kaloririkkaks, et maitset on, tekstuuri on, kreemisust on, aga rasva ei ole nii palju kui tavaliselt. Tšau! Aga ma võtan kohe endale ühe mõnusa sidruni siit ja sidrunil ma kõigepealt siis riivin siit natuke seda koort sisse. Niuke sidruniõlid täiega. Väga hea. Ma panen natukene juba siia juustu ka peale, sellepärast et come on, Valio Forte on väga hea parmesani asendus, nii et seda ma kasutan tegelikult väga palju. Ja siis ma raputan siia õrnalt lihtsalt resti peale ja nüüd kuulete juba, kuidas see uriseb veits. Nii. Ja siis kastme juurde ma panen veel ka sidrunimahla. Sidrun on sisse pandud ja sidrun on siis meil tegelikult selleks kastme põhjaks, kuhu me lisame ka kõik ülejäänud asjad. Et, issand, nüüd mul on käed märjad natukene. Ma panen siia Dijoni sinapit veel, sest kastmel peab põhi olema. Siis ma lisan siia veel anchoovise fileid. Anchoovis on tegelikult väga nii-öelda siuke, kuidas ma ütlen, inimestele kas maitseb või ei maitse üldse, aga ma ütlen ausalt, et ma panen teda suhteliselt vähe, nii et pigem panen ta sisse siia. Kahju, et mul neid väikseid pinsetti ei ole, muidu need pinsettidega on väga hea seda siit välja võtta. Nii. Siis ma võtan krutoonid ka vahepeal siit ära. Praegu on parasjagu siuksed röstitud. Nii, mõnus. Ma panen kaane kinni ja lasen tal täiskuumusel vahepeal ära põleda, et enne kui me kana peale paneme, siis on grill puhas nii-öelda. Ega kastmesse läheb meil samamoodi küüslauku, nagu sa tead. Itaallased armastavad küüslauku, mina armastan ka. Ja ilma küüslauguta ma Caesari kastet ei tee. Et sa ei pea tegelikult siin väga midagi tegema, viskata lihtsalt
mikserisse või blendrisse ja blender teeb kogu ülejäänud töö ära. Lisaks ma panen veel ka natuke Worcesteri kastet, kui sa ei taha panna seda, sa ei pea panema, see on täiesti valikuline, aga annab väga mõnusa maitse juurde ja klassikalises on samamoodi tegelikult Worcester olemas, see on nagu lihtne. Nii, siis ma panen siia kaane peale, gaas peale ja liigume mikseri juurde. Mikseri puhul ma siis lihtsalt purustan alguses selle kõik ära nii-öelda. Et küüslauk, mis siin sees on, ma ei viitsinud hakkida teda, ansjoovised, mis siin sees olid, las ta purustab ära, teeb kogu töö ära. Minul jääb üle ainult veini natuke juua. Ja vaatame, mis see kaste meil siin siis teeb. Nii, väga hea. Ma panen siia nüüd natukene veel ka parmesani või kõva juustu. Jällegi maitset ikka natuke juurde, sellepärast et me teeme ju head salatit. Nii. Ja nüüd tuleb mul see põhitrikk, mis ma olen avastanud enda jaoks, mis on täiesti minu jaoks asendamatu. Kohupiimakreem. Kreemisus on täielikult olemas. Rasva on täpselt parasjagu. Et mina kasutan 3%-list, et ma olen ka proovinud selle nii-öelda rasvatuga või selle 0,1-sega ära nii ekstreemseks mine. Jätka sellega, mis sa teed ja usu mind, isegi selle 3%-lisega sa hoiad väga palju kaloreid kokku ja saad oma tulemuse kätte, mis sa soovid. Siis ma panen sellise sisse. Uuesti gaas peale. Ja uuesti mikserdama. Ja miksrit ma kasutan siis kõrgemal võimsusel selle jaoks, et kohupiimakreemi natuke vedelamaks saada, et meil ei oleks pärast ka millegi kuidagi seda salatit võimalik segada. Nii. Väga hea. Nii. Ja siis natuke maitsestame veel ära ka, natuke soola ja natukene ka pipart. Aga mis ma ütlen sulle soolaga, miks sool ja pipar viimasena panna, sellepärast, et sa ei tea kunagi, kui soolased sul ansjoovise fileed on. Et ansjoovis on üldjuhul soolane ja selle jaoks, et ta liiga soolaseks ei läheks, ma soovitan sul selle pigem lõpupoole panna. Aga viimast korda gaas peale ja segame lihtsalt läbi. Ja kaste on valmis. Nii, väga hea. Las see kaste tegelikult jääb siia praegu. Et liigume edasi. Meil on vaja nüüd kana ära küpsetada. Ja siis saame põhimõtteliselt lõpetama hakata, on ju. Vaatame, mis meie see grill siin vahepeal teeb. Täitsa okei. Ma keeran ta uuesti jälle keskmise kuumuse peale, et kana meil päris ära ei kõrbeks. Aga ma ei tea, mulle viimase kohupiimakreem täiega maitseb. See on nagu väga hea, nagu ka vein. Nii mõnus. Aga võtame kana ja kana läheb tegelikult väga kiiresti. Et siin ei ole, sa ei pea nagu millegi pärast põdema, et kana läheb kiiresti, samamoodi läheb ka salat kiiresti. See on nii mõnna. Ja see lõhn. Ja mina kasutan siis kanafilee sisekülgi või sisefileesid. Ja miks ma kasutan sisefileesid on see, et nad esiteks küpsevad kiiremini ja nad küpsevad ühtlasemalt. Et kui sa kasutad suurt kanafileed, siis need üldjuhul küpsevad enne väljast väga ära, kui need lõpuks see sisu jõuab ära küpseda. Nii et ma soovitan pigem kasutada sisefileesid, eriti just salatite ja selliste roogade puhul, kus sa ei taha tükeldada ka teda väga. Et ma tegin kana küll kõvasti rohkem, aga palun ütle mulle üks grillpidu, kus midagi jääb üle. Ja siis hakkame salatit valmistama.
nii, salati puhul siis ma võtan endale roomasalati, et võib ju muidugi igasuguseid salateid kasutada, aga roomasalat on minu jaoks see kõige õigem. Ja siis ma lähen seda pesema, mul on tunne. Nii, ja vahepeal käisime siis roomasalatit pesemas, aga nüüd on hästi märg ja mina salati kuivatit ei kasuta, ma ei ole isegi endale ostnud ja mida mina teen on see, ma laon nad lihtsalt üksteise peale. Ma panen nad rätiku sisse, suunaga siis siia keskele, panen teise rätiku peale ja ma tõmban siis ääred kokku ja mis ma siis teen? Oho, issand kui märg! Nii, ja näete, rätik sai täitsa märjaks ja salat põhimõtteliselt täiesti kuiv. Ja ma räägin, ei ole vaja endale igasuguseid fancysid asju. Grill on kerge, grill on mõnus ja grill peaks olema ka kiire. Ja siis ma lihtsalt hakin selle salati mõnusalt ära ja roomasalatiga on siis see, et roomasalatit tuleb hakkida, mitte siis nii-öelda rebida nagu teisi salatilisi. Et see on siis üks siuke asi, mida silmas võiksid lihtsalt pidada, kui sa teed. Nii, teise ka. See, kui palju neid salatilehti on, ma ei kasuta isegi kõike ära, lasta olla. Siis järgmisena ma vahepeal pööran kanad ümber. Issand. See kui mõnus. Ja näete neid triipe või? Oh my god. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole isegi mingi grilliproff, nagu mul ei meeldi grillida. Liisi teab väga hästi, et ma alati kui mina pean grillima, siis ma ütlen, et ma võin süüa teha, aga ma ei grilli. Et ma teengi siukseid toite nagu grillil, millega saavad kõik hakkama. Ja usu mind, kui mina saan hakkama selle grillimisega, siis saad sina ka hakkama, sest ma ei ole grilli inimene tegelikult. Nii, siis ma keeran kuumuse välja, sellepärast, et ma tuletan meelde, et grill tegelikult on soe veel. Ja ma panen kaane peale ja nad jäävad siia järel küpsema. Samal ajal, nagu ma ütlesin, ma kogu Caesari nii-öelda või seda roomasalatit ära ei kasuta. Ma võtan kohe siit kirstomatid ja kirstomatite puhul on siis see, et kirstomatite puhul see on väga erinev, et inimestele, osadele ei meeldi üldse kirstomatid, osadele täiega meeldib ja siis ongi nagu see, et no mida ma siis kasutan, on ju. Et kirstomateid võib kasutada vabalt ja ma ütlen ausalt, et minu jaoks on ka õige Caesari salat koos kirstomatitega. Et ma lihtsalt lõikan nad 4 ja viskan ka salatisse. Et mis mulle Caesari salati puhul meeldibki, ongi see, et koostisosasid on nii vähe, neid on nii lihtne ette valmistada ja Caesari salati tegu ongi minutite küsimus. Et kui sa tahad nagu seda päris õiget Caesari salatit, siis sa pead mulle kindlasti teada andma, et ma teeksin teile selle õige Caesari salati nii-öelda kastme retsepti ka. Kuigi ma tegelikult majoneesi videos juba rääkisin ka teile sellest, et mis seal on ja mida teha ja kuidas teha ja nii edasi. Nii, ja viimane kirstomat ka siis siia sisse ja jälle te teate, forte, forte, forte. Alati ma armastan fortet. Nii, ja forte puhul, mis on, ma võtan selle kangi endale kätte ja ma võtan endale viilutaja ja kui sul näiteks ei ole juustuviilutajat, mandoliini, mida iganes, sa võid tegelikult kasutada ka täiesti köögiviljanuga. Ma ütlen ausalt, ma kasutasin ka kodus köögiviljanuga ja ma siin, video jaoks on muidugi hea, kui on nagu päris vahendid, aga kodus laseb fantaasial käiku. Peaasi, et nad on õhukesed viilud ja neid on sul mõnus salatis ka süüa pärast. Nii. No ma panen natukene veel. Nii, väga hea. Ja siis need samad krutoonid, mis me tegime juba, need ma lihtsalt näppude vahel kergelt teen väiksemateks tükkideks. Et kui sa teed toas ja sa teed tavalises ahjus, seal ei ole vahet, kuidas sa teed. Sa võid neid vabalt teha ka ahjus lihtsalt 200 kraadi juures ja röstid lihtsalt nii kaua, kuni sul on nad röstitud ja mõnusad, on ju. Et sellepärast sa ei pea üldse põdema, et kuidas või mida sa täpsemalt tegema pead. Lase loovus valla ja sellepärast, et
Caesari salat on, come on, Caesari salat on tegelikult jääkides salat, et ta sündiski niimoodi, et nii. Ja siis meie mõnus kastmekene. Paneme siia kastme sisse. Ja kastme puhul sa võid reguleerida kogust ise vastavalt sellele, kuidas sulle tundub, et sa võid alguses alati vähem panna, pärast paned juurde, kui on vaja, ja siis jooksvalt nii-öelda muudad veel neid koguseid. Segame selle salati kiirelt läbi. Et mis ma oma suviste nii-öelda toitude osas mõtlesin, et on hea, mida oleks kiire lihtne teha ja mida saaks ka õues teha, et ei pea kogu aeg olema, ma ei tea, kuskil köögis ja istuma eraldi, kui eriti sul näiteks külalised külas on, vaid teedki rahulikult külalist ees ja naudite olukorda. Et alati ei pea olema mingi über fancy ja korralik kõik, vaid teedki ära, on ja. Nii, siis ma panen siia veel parmesani natuke peale. Nii, ja siis läheb meil just siis viimane asi peale, milleks on kana. Ma tegelikult tegin Instagramis küsitluse, et millega te tahate Caesari salatit süüa. Ja kuna enamus vastasid teist ikkagi kanaga, mitte krevettidega, siis that's how it is, on ja. Ja kui sa järgmine kord mõtled, et aga mina tahtsin ju krevettidega, ja siis tuleb mulle Instagramis seda lihtsalt öelda. Ega ma ei ole mingi hiromant, et ma kõike tehaks, on ju. Aga salat on valmis. Sa ei pea väga palju siia kana panema. Paras jagu. Nii, ja siis võiks ju proovida ka seda, mis meil siia siis tuli, on ju. Et Caesari salat, väga lihtne, väga kiire ja light versioon. Et mulle meeldib muidugi natuke rohkem sidrunisem, aga minu jaoks on hästi värske ja suvine salat, mis on nagu ideaalne suvisele grillpeole. Oh my god, ja see crouton koos selle juustuga. Ja natuke veini ka kõrvale. Kana ka. See lihtsalt kukub tükkideks, see on nii mahlane. Teate, mulle aitab. Mina söön edasi. Mina aga grillin. Ja miks ma üldse räägin teile nii palju? Kui sa tahad ka näiteks teada saada, et mis teha või kuidas teha või et mida üldse nagu sina tahad, anna mulle Instagramis kindlasti teada, sest ma küsin nii palju lihtsalt inimeste käest, et mida te tahate. Ja kui sa reaalselt tahad midagi, siis anna mulle seal teada, on ju. Aga davaiks praegu, tee Caesari salat järgi ja ole kaalulangetaja või ole kes iganes. Caesari salat maitseb kõigil hästi. On ju, davaiks. Tšau!